loomulikult me unistame kõik imest, ime võib juhtuda. Ja on juhtunud, eks, sinu elus, minu elus. Ja kõik alateadlikult on selline meeleolu, et leiaks selle portaali. Kui sa astud sellest portaalist läbi, seal on igavik, õnn ja armastus. Või siis tuleb mingi püha mees, müstik joogi või puudutab sind, annab sulle šakti, kriipa õnnistused ja sa muutud sekundiga, kõik saab ilusaks. Või me ootame, et tuleb küllus läbi lotovõidu või prints või printsess valgel hobusel. Nagu väljas tuleb selline mingi täielik transformatsioon. No ja siis potsatad sellesse reaalsusesse ja näed, et need imesi võib-olla juhtub, aga need ainult nende imede peale jääda, et see ei ole ka päris ratsionaalne ja arukas. Pühakirjad räägivad, et üks lugu on ka, et Srila Prabhupada, minu õpetaja, õpilased olid kumbameelel, seal üks kõva müstik pani nad, valged vennad seal natuke vist midagi olid liiga õhku täis või siis paar venda pani see joogimüstik pani sellisesse staatilisse olekusse, et nad ei saanud eriti liikuda, eks. Üks pühendunu, ka noor valge pühendunu, kes nägi seda kaugelt, jooksis Prabhupada juurde, et Prabhupada, et seal sinu paar õpilast on seal mingis müstilises lukus. Prabhupada tuli ja ütles, et selle joogile, et anna andeks, et nad on valged veel rumalad lapsed, et nad veel üritavad. Minu õpilased, ja joogi ütles, et kes sina oled, mis sina oskad teha. Prabhupada ütles alandlikult, et ma oskan kõige madalamaid tõsta pühendunuteks. Et kas sina oskad seda teha? See joogi muidugi lasi poisid kiiresti lahti, sai aru, et sellist šaktit tal ei ole veel kahjuks. Et ise endaga oskas küll müstilisi asju teha, teisi seal võib-olla natuke utsikõtsi kommereid teha, aga kõige suurem ime on, kui me oma madalad omadused kõigepealt näeme neid, kui materiaalsed, enesekesksed, ekspluateerivad kehalise mõistuse valega kontseptsioonis me oleme. Kuni alateaduseni välja. Väljast võib show'd teha, eks ju, aga mõtlen alateaduseni välja. Meie lõplik motivatsioon on anduda Jumalale ja teiste tingimusteta teenimisse. Kui seda ei ole veel puhast, eks ju, siis on pikk tee, kõige suurem ime on just see, et see ongi enese teadustamine. Et oma hinge omadusteni jõuda ja osata siis rakendada mõistus, peenkeha ja siis füüsiline keha puhta armastuse sellise spontaansesse sammuguse püüdmatusse teenimisse. Ja sealt, kui see on kõik nagu selge teoorias, eks, siis tuleb vastu kohe järgmine väljakutse, et okei, et loomulikult mõte olla hea inimene ja kõiki armastada, aga siis tuleb argipäev. Argipäevas on materiaalne olukord, nagu paljud siin, eks ju, et kui oleks nii, et siis ma oleks küll parem inimene, aga ma ei saa vaimsete asjadega tegeleda kunagi vanast peast, et nad praatisid, et mul ei ole aega, eks ju. See on võimalik, aga üldiselt see on selline spekulatiivne. Tegelikult me ei oska lihtsalt rakendada seda, mis meil on järgmiseks puhtaks sammuks valguse poole. Me ootame ikkagi seda portaali, imeportaali. Ja siis kõige raskem on see, et sa nagu täidad selle materiaalse maailma kohustusi, dharmat, etiketti, moraali, seadusi, väärikusi, eks ju. Et jääd väärikaks, eks ju, ilma et sa uhkaks või ekspluateerivaks muutud, seda piiri tunnetada. Et kuidas siis käituda vastu tõele kohale tingimustele puhta vaimse kuningriigi seaduste järgi, kuna see justkui, paistab justkui nagu ei soodustaks, nagu seal taga ei olekski Jumalat. Tegelikult need väljakutsed, eks ju, et mingi elus oled, kes on sulle kehaliselt vastik, olemuselt vastik, kes suhtub sinusse ebameeldivalt, eks ju. Loomulikult, kui sa ei ole suur Jeesus Kristus või ma ei tea, Srila Prabhupada, parem on võib-olla hoida distantsi, aga ikkagi seest jääda armastavaks ja saada aru, et tema on ka puhas hing, kõik on võrdsed, kõik on puhtad algsed, kõik väärivad puhast armastust, ükskõik kuidas keegi sinu suhtes käitub või nagu sa näed kedagi, keegi käitub vastumeelselt. Et võib-olla sa pead väliselt oma dharmate kohustusi täitma, kui sa oled politsei, siis sa pead nagu korda hoidma või karistama või näiteks kshatriya, need, kes õigluse eest võitlevad, eks ju, Veda ühiskonnas ka olid, eks ju. Et kõigil oli oma koht, eks ju.
erinevad tarmad, erinevad kalduvused, erinevad, noh, üldse see üles leida, eks ju, ja siis selle tasandilt nagu olla armastav. Arvestades kõiki, et sul on sugulased ja justkui oleks nagu vaenlased ja noh, tulebki, kui keegi ründab sind veedade järgi, sa ei saa karmat, kui keegi su kodu ründab või maad või lähedasid, sa pead nagu kaitsma, isegi võid tappa, eks ju. Või keegi on mõrvar, siis veedade järgi ta noh, sai nagu surma nuhtluse, sest järgmine elu siis ta sai nagu ilma selle patuta edasi minna. Noh, selline pikk keeruline jutt mõnes mõttes, eks ju, aga põhimõte on selles, et kui sa saad nagu fundamentaalsetest asjadest aru, et sinu teaduses on küsimus, et siin ja praegu on võimalik olla vaimse kuningriigi seaduste järgi, armastada kõike ja kõike, kui sa sellest teooriast aru saad, siis järgmine õppetund ongi see, et kuidas siis käituda vastavalt sinu omadustele ja jääda sisemiselt alati 100% armastusse või sinna noh, jõuda kiiresti, eks ju, kuigi vahest närvisüsteem jõuab ette või mingid solvangud või kibestumine või veel sinu reaktsioon teistele osalejaate suhtes. Et see on nagu järgmine kõige raskem samm elada selles maailmas puhta armastuse ja hammakuse püüdmatu alandliku teenija noh, sisemises nagu meeleolus ja väliselt siis käituda noh, nagu lapsevanem, et ta armastab last, vahest on nagu range, eks ju. Nagu öeldakse, et kriitika on lubatud, eks ju, lapsevanemale, õpetajale, kohtunikule, eks ju. Nemad võivad kasutada seda kriitikat, eks ju, kui selle taga on puhas armastus ja hoolitsus näiteks.